Tere tulemast Võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Tänane jutt on kampaaniatest. Ja mulle väga meeldivad kampaaniad, sest et siis inimene fokusseerib ja eriti tõhus on see siis, kui see teha koos meeskonnaga. Ehk et kõik mingi aja vältel teevad koos ühise eesmärgi nimel tõsiselt tööd. Ehk et kampaania mõte on lihtne teha kogu oma meeskonnaga suur kampaania näiteks 30 päeva. Et igaüks kohtub näiteks 30 inimesega 30 päeva jooksul. Ehk et mõte on see, et sa kohtud silmast silma inimesega, piisab täiesti ühest kohtumisest päevast, aga sa teed seda terve oma meeskonnaga. Te teete seda kõik koos. Räägi oma meeskonnaga sellest mõttest ja vaata, kuidas sa saad ühildada need kõik eesmärgid, et te saaksite koos edasi minna. Ehk et siis tekib selline väike nagu võistlusmoment ja samas sa saad alati nagu vaadata, et kuidas see kampaania mõjus sinu organisatsioonis, sinu meeskonnas. Ja tee aeg-ajalt neid kampaaniad, sest et kampaania ei pea olema ainult uute inimestega. Kampaania võib olla ka näiteks järelkohtumiste peale. Ehk et inimestega, kellega sa oled juba kohtunud, kes hetkel ei ole veel otsustanud, kellega sa oled rääkinud, kes seal mingil põhjusel saavad kohale tulla. Kampaania näiteks nende inimestega uuesti kohtuda. Või siis esimest korda kohtuda. Võta see tegevus oma meeskonnaga ette ja tee nüüd algaval kuul juba 30-päevane kampaania. Kõik, kes on sinu meeskonnas, las seab endale väikse eesmärgi kohtuda iga päev vähemalt ühe inimesega. Siis ühe inimesega, kellega nad on juba kohtunud. Ühe inimesega, kes ei ole veel saanud tulla kohtumisele. Vaata, kuidas see töötab sinu organisatsioonis, mida see teeb sinu meeskonnaga ja tänu sellele kampaaniale, kuidas see kampaania mõjutab sinu meeskonna arengut. Uuri, võta ja tee ühe kui kampaania. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!